on Türi valla vapisümbol ja Türi vald tähistab oma sünnipäeva igal sügisel. 2010. aastal tuli kokku suur hulk Türi valla elanikke, kes üheskoos otsustasid korraldada esimese Türi õunafestivali. Nii lepiti kokku, et festivalil toimub Eesti õunakonverents, õunateemalised rahvakoolitused ja sportmängud, viiakse läbi suur õunalaat ja festivalil müüakse ainult neid põnevaid kaupu ja roogasid, mis õunaga seotud on. Toimuvad ka erinevad õunateemalised konkursid ja Eesti Grilliliit korraldab õuna küpsetamise Eesti meistrivõistlused. Türi õunafestival toimub igal aastal septembrikuus, festivalile on oodatud igaüks, piletihind on sümboolne ja iga festivalikülastaja saab juba väravas maitsvat Türi õuna. Ükstas puha, mida ahju paned, et tuleb välja kas õunad või liha, et proovisin üks päev piimasuppi siin ahjus teha, aga välja tuli liha. Täna proovisin keeksi panna ja välja tulid õunad. See õun praegust läheb prae juurde, lõikame ta pooleks siuksest ilusti ja ta läheb marineeritud sibulale peale läheb, et on siukene ilus kaunistus meie prae juurde. Et kuna on õunafestival, siis me ei tohi ka sellest prae juurest õunast mööda ei saa üle ega ümber, õun peab olema. No õunad näevad siuksed valmis varsti natuke juba pehmed, varsti ongi vaja nad välja võtta, et nad üle ei küpseks, et jääks siuke kena krõmps õun, et ta oleks siuke hea magus hapukas. Tulime siia tutvustama oma tooteid ja on näiteks siin õunavorm, mis saab õuna küpstada sees. Ahju panna ja saab kohe pärast rusikaga seest süüa. Nagu õuna teemaga läheb hästi kokku sellist, siis on samasugune vorm on ka siin, on ka õunavorm. Võtad õuna, võtad südame õuna seest välja, paned siia õuna sisse, see on südame koht kohe, paned natukene suhkrut, kaneeli, rosinaid, mida nii on, ja kaan peale ja ahju. Siis on mingi 30 minutit on ahjus, mingi 30-35. Võid ahjust välja, vahukoort peale ja hakkab rusikaga sees sööma. Paluks otsile saiale piimale. Piim on lehma tehtud. Ilma töötlemata nii arvestab. Pokaali valged ka. Meid kutsuti siia. Meid on see aasta väga palju kutsutud erinevatele õunaüritustele. Järgmine nädal, ülejärgmine nädal. Ja pakume ehtsat Eesti õuna, head, hästi kvaliteetset, ilusti valitud Eesti õuna. Kõige populaarsem õuna valge klaar, siis on sügisjoonik, ilus punane. Meil väga suurt valikut täna kaasas ei ole, sest et õunafestival on korraldatud suveõuna ja sügisõuna vahepeal, nii et suveõunad on veel järgi ja sügisõunad on osad korjamata. Ma tahan kõigepealt valget klaari. No kilo. Natuke peale võib olla. Valge klaar on alati kindla peale minek. Kui õun tuleb koju kätte, siis peab ostma. Me oleme tulnud Säreverest, me oleme tulnud sellepärast, et me oleme siit lähedalt. Tahame arendada meie kohalikku ettevõtlust ja oleme tulnud siia tutvustada ennast ja näidata seda, mis me oskame teha, mis me oleme teinud ja me oleme Konnegut Sviits firma martsipani tegijad. Kuna see on õunafestival, siis me ei saanud tulla ilma õunseta. Õunad on samuti valmistatud martsipanist. Meie müüme õunakoorjat, nii et õunafestival ja õunakoor ja viilutaja on ju, kuidas ma ütlen, nad on nagu peavad olema siin ei ole valikut. Käsitsi võtab palju rohkem aega ja vaata, kui palju sa saad selle ajaga midagi muud teha, saad sportida, lugeda, kui sul on õunad kõik tehtud, kuivatatud, viilutatud. Õunakoorja säästab aega. Väga mõnus on õun šokolaadis. Super maitsev. Meie isiklikult pakume teile joomiseks õunabrändid, õunaviina, õunaveini, õunamahla, õunalikööri, õunakokteile, mida iganes. Põhimõtteliselt kõike, mida Eestist on saada, kõike me siin kohapeal teile pakume. 70 on meil nüüd kindlalt niimoodi katalogiseeritud sorti, lisaks on meil siis veel ise segatud kokteilid, et ka neid võib proovida. Eesti inimesele õunajook ilmselt meeldib väga, sest et kõik käivad ja otsivad seda ehtsat õunamahla, mida ilmselt
oleks võinud siis olla veel rohkem, sest et seda paistab olevat puudu. Alles käidi küsiti, aga samas on jällegist, et ilmselt sellest eestimaisest saab ka mingi hetk küllalt, et nad nüüd täna on siin proovinud erinevaid, meil on erinevate maade omad ja ütlevad kohe, et palun valage meile iga maa oma, siis me valame kõik erinevad pitsid, nad saavad tõesti kõik järgi proovida. Õutest on võimalik kõike head ja paremat teha, alustades kookidest, lõpetades erinevate kangemate alkohoolsete jookidega, nii et üks õuna päevas on tervislik. Olgu ta siis joogi sees või koogi sees, vahet ei ole. Tulge ikka Türi õunafestivalile. Ma arvan, et õunafestival on täis igasuguseid üllatusi ja ekspordimees leiab siit ka tegevust. Ta leiab head liha, leiab magusat õuna ja mõnigi sportlik üritus on siin ju kavas. Valmis! Tähelepanu, pealtvaatajad! Aga õuna ja laua vahel peab olema kontakt. Meil on siin kõik maha müüdud juba, et väga hea laat oli, väga hästi läks. Oli suitsusink ja suitsukala oli õunapuuga tehtud, õunapuu suitsuga, nii et ja rahvast oli palju ja mulle meeldis see programm, nii et jääme rahule. Õunateemalised tooted meil on kahjuks juba otsa saanud, meil oli õunamartsipani kringel ja oli õunapisara kook. Aga nüüd on veel pakkuda pannkoogid õunamoosiga, koduse õunamoosiga. Tere õhtus, perenaine, mina olen täna päris kaine. Eestlane on grillirahvas ja vähemalt kord aastas Türil ka õunagrillirahvas. Eesti Grilliliit korraldab igal sügisel Türi õunafestivalile õunagrillimise Eesti meistrivõistlused, kuhu küpsetama on oodatud igaüks. Võistkonna võivad moodustada sõbrad või sugulased, organisatsioonid või ettevõtted. Õunagrillimine on lõbus ja maitsev tegevus. Kohale tuli siia 6 võistkonda. Mulje oli väga hea, kõik oli väga tublisti ette valmistanud. Road nägid välja väga head, ise küll kahjuks maista kõiki saanud, aga tundus väga isu äratavad olevat. Õunagrillimine on päris keeruline. Ja esimene katse sai tehtud ka eile õhtul, nii et ajab veel harjutamist. Ise võib-olla peaks nii taset siin suutnud hoida. Kaunis Türi valda ja kevadpealinna Türi on põhjust külastada igal aastaajal. Sügisel kohtume Türi õunafestivalil. Tere tulemast!